Aga mis siin oluline, just täna on vaadata, et homme on jaanilaupäev ja mis on see esimene mari, mida tegelikult koduaiast saaks põõsakirjast nappida, ongi seesama söödav kuslapuu. Ja need taimed on olnud siin nüüd kasvukohas 2 talve, ehk siis 2 aastat. Ma ostsin nad sellised, ma arvan, mingi 30-40 sentimeetrit kõrged potiistikud nurgapuukoolist kusjuures. Ja ega ma neid sorte väga valida ei osanudki, et pidin lähtuma siis sellest lahkest müüjannast seal. Aga nagu ülikihvt on ja miks mulle tundub see söödava kuslapuu kasvatamine ka nii lollikindel on see, et kui ma vaatan siin oma neid sõsraid, mis on mul siin küll lehe saamise eesmärgil, aga no väga meeldiv on ka see, et ta on viljunud päris kenasti, siis need on täis igasuguseid lehetäisi ja muid elukaid. Ja muidugi siin on ohtralt ka õnneks siiski ka lepatriinusi ja teisi näljaseid, kes neid lehetäisi ka väga hästi ohjes hoiavad, aga kuslapuude küljes ei ole mitte ühtegi kahjurit. Ja miks ma täna ka selle video ära teen, on see, et mul on tunne, et linnud varsti avastavad need marjad, et nad on küll niimoodi mõnusasti lehestiku sees peidus, aga vihjab see, et siin maas on juba mõned marjad, nii et ja osad katkised, nii et linnud on ka varsti platsis. Aga see kuslapuu, et on jube kihvt, vastab tõele see, et tasub istutada mitu erinevat sorti, siis on viljumine palju parem. Ja siin on Leningradski kuuloon, vabandan häälduse pärast, kui pole hästi. Ja tõesti, kui siia lehestiku alla piiluda, siis see on täis vilju ja mis minule väga meeldib ja mis minu koduaeda just hästi toimib, on see, et need viljad valmivad järk-järgult. Nii et ta ei ole niimoodi, et plaks ja valmis ja hakkab varisema, vaid need valmivad järk-järgult, ehk siis ma kujutan ette, et meil on siin sellist tagasihoidlikku nautimist eriti jaoks mitu nädalat. Tal on nagu imearmas selline vahakirme peal ja ta on selline, tõesti, nagu mustikas. Aga see sort, see Leningradski kuula on, ta on natukene suke vürtsikam. Ta ei ole ülimagus, aga mulle tundub, et ta täiesti hästi võiks toimida nagu mustika asemel aias, kus võib-olla ei taha nii palju vaeva näha ja võib-olla ei ole loomulikult neid tingimusi happelise kasvu keskkonna osas, mida mustikas vajab. Et siin ta kasvab täiesti sellisel tagasihoidlikul mullal. Multsin ma seda sellega, mis mul kätte juhtub, praegu on siin saepuru ja ülihea on nagu kõrval on teine sort, on Leningradski. Ja temal on palju suuremad viljad, aga vähem vilju. Ma ei teagi, kas see on kuidagi võib-olla hoopis tingitud sellest põõsast endast, aga nagu üli, vaadake. Ja nii armsad sellise mõnusa kirmega, et ja täiesti on tunda neid siin biopesal oma raskusega. Ja ilmselgelt on see vili täis igasugust antioksüdante, antotsuaane, kõike kasulikku kraami, nii et ja see, et ma saan seda siin päev enne jaanilaupäeva oma aiast korjata, on nagu lihtsalt ülimõnus, et ma just vaatangi, et kas ma saaksin seda haljaspüstikutega paljundada, et see Leningradski on küll midagi, mida ma tahaks, et mul oleks kusagil veel ülimõnus. Ja 3. põõsas on ka, aga see on looduslik Kamtšatka söödav kuslapuu siis meie jaoks ja temal on nagu see tore boonus ka, et tal on üliarmsad pehmed lehed, et hästi mõnus on seda siin silitamas käia ja tal on sellised hoopis teise kujuga siuksed, see tuli täitsa lahti juba, puntsakad viljad ja tema on ka selline vürtsikam, aga see minu maitse järgi see magusa pool on nagu rohkem tasakaalus. Ja mulle tundub ka, et talle meeldib siin, et ta on selle 2 aastaga, ütleme, et 4-kordistanud oma põõsa suurust ja ta peaks veel kõrgemaks kasvama. Ja siin niimoodi nad ongi, et need teised, need sordid ka, need lubati mulle, et nad kasvavad kuni 2 meetri kõrguseks. Nii et ma ei jõua ära oodata, milliseid saake ma siin järgmistel aastatel ka hakkan saama. Ja üks tore asi veel, millele suunas tähelepanu just mu tütar, on see, et
okei, et tal ei ole kahjureid, aga millised imelised pitsilised mustrid siia lehe äärde on teinud erakmesilane. Hiljuti just avastasime ka, et ta on saunaterrassi alla midagi seal tegemas hetkel. Igatahes seal ta käib ja neid lehetükke viib. Ja no kuidas ma saaks talle pahaks panna, kui ta siin nagu augurauaga on üle käinud ja täiesti, tema peab seda millekski. Aga minul on küll tema üle hea meel. Siin on näha, et keegi on seganud teda, tal on see lõikumine pooleli jäänud. Aga mina olen rahul, mina saan oma marjad kätte. Loodan, et ma olen kavalam kui linnud, keda meil siin aias on ka õnneks väga-väga palju. Ja olen väga põnevil, vaatame, mis järgmised aastad toovad. Nii et igal juhul, kui keegi mõtleb, et tal oleks veel vaja sellist mingit marja, mis oleks vähem levinud ja söödakuslapuu tuleb ka sellise vau-efektiga ja tal ei pea nagu mingisuguseid eritingimusi looma, peab vaatama muidugi et õitsemise ajal, et oleks kedagi tolmeldamas. Meil on sellega õnneks hästi, sest ta tõesti õitseb vara ja tal on hästi sellised tagasihoidlikud, heledad õied, hästi-hästi sümpaatsed, et öökülmadega äkki ei või midagi olla, aga meil on siin selline huvitav koht mis on ka suure õunapuu varjus. Ta saab keskpäeval täispäikest, aga muul ajal on ta sellises kerges varjus ja toimib, täiesti töötab, selline mõnus kogemus. Ja mis muidugi on see, et ta on mustika moodi natukene ainult, et saagi saamise aeg on ju hoopis teine. Nii et egas midagi, mina jään siin oma marju nautima ja siit teile lihtsalt üks idee, milliseid marjakultuure veel oma aias kasvatada.